Ma tahan ka neid ketri annad. Saimegi oma vitikesed välja. Ma heljusin kõige kauem või kõige vanim oli ja Pärnal ütleb ikka kevad sulodil. Minul on 29 kevad. 29. Valli on ka üks vanematest. Ja minul on 21. Palju sul tööstaaži Valli on? 21. 21, jah. Sa hakkasid 16-aastaselt tööle. Jah, polnudki veel 16. Ei olnudki veel 16. Siis sa võid juba pensionile minna, pensioni ootele. No jah, ei, tema on praegu lapsi ootab. Lapsi ootab. See on ka hea asi. Lapsi ka tuleb juurde. Veera on meil laudas kõige vanem. Või kõige noorem. Kõige noorem. Veera tuli kõige viimati. Ma ei tea, siin on küsimus, on 6 aasta, siis 4 aasta kuskil ma lauda juurde tööda. 4 aasta see lihtsalt, jah. Ennem olid sa noor karja peal. Ja lüpsuna meeldib küll. Miks ei meeldi? Ikkagi oma kindel töö, oma lehmakesed ja siin ringis nüüd oleme. Brigadiir Vestaia karjak. Tõnis ei saa juurde tulla, kes meil tulevad lehmad meil sealt aiamulgust lauda poole. Võib-olla Helju räägib, neid kevadeid üldse võtab natuke kokku, kui vara me oleme välja tulnud ja ei oska öelda. Ja kui suure ja rõõmu ja ma arvan vist, et see on kõige varasem kevadist. Ma ei tea täpselt täna. Nii vara nagu ei ole lasknud. Tänavast on kevad üldse väga varajane, sellepärast rohi on pikaks kasvanud. Ta on isegi, vaatad, kõige pikem selle aja sees, kui me üldse välja oleme lasknud, sest kõige lihemad. See vekserohu on välja. Ei tohvid nagu venitadagi, aga näe, ilma saad lubab veel lumelörtsi, vaata kuulu, kui see vahepeal ikka tulebki ja mis sa siis veel teed. Tuleb jälle lehmad laudas ja rohkem olema kõik teed. No näe, praegu päris rahulikud ja täitsa nasivad nad ringiga. Nii söövad. Me lasime Innussaare mullikat ka, meil olid mitmendal me sõnnikud siin lükkasin nädal tagasi. Ühe ringi tegid, koplis ära nagu. Ja kõik olid nii rahulikud, neil oli karjus sisse nagu pandud. Siis oled ära. Ja ei katsunud keegi välja minna. Karjalaskepäev Pajusis aastal 89 on esialgu jõudnud sinnamaale, et lehmad on juba karjamaad. Kuidas me nad lauta saame, eks seda vaatame. Paljudele meie inimestel on ta juba oi kui mitmes karjalaskepäev. Mare, kas sa oskad öelda, mitmendat korda sina lehti praegu välja lased? Oi! See on ikka vist päris palju. Paarkümmend kestud. Jah, peaaegu niimoodi tuleb. Aasta palju sinul neid on? Paarkümmend, jah, on kindla peal. Sa oled ka kuskil paarikümne viie jõud. 25. karjalaskepäev. 35 olen. 35 oled ise, aga no... Ei, ma olen 45. Ise, 30 aastat ikka. No, siis sa oled ikka peaaegu kõige kauem lask. 30 aastat olen, jah. Olga, palju sinul on? No minul on ikka ka päris palju. Jah. Juba? Mitu korda sina oled lehti juba kevade välja lasknud? 16 kindlasti. Kindlasti, ma arvan, et isegi rohkem. Noormehed, täisist on? Nii on 5. Ja sinul, Sergei? Ma ei tea, tuleb 7. No, peale miilitseda. ta võib sul vast olla ka tõesti 7. Võtta peale miilitseda, 81 ära, siis ole sealt, siis hakkab siis täna. Ja kuidas see tänavune päev siis on? Kas on erinev võrreldes eelmistega või ei ole? Erinevad ka suurt ei ole, sest 3 aasta me enam rahulikult lehmad. Enne seda tullevad. Hädal parem. Jälle sina lased meil esimest korda lehti välja, kuidas eelmates kohtades oli? Eelmistes oli ikka hullem. Hullem, mis oli hullemat? Jooksivad rohkem. Jooksid rohkem. No, kitsamoodi. Seal oli rohkem lehmi ka. Ega Pajusi lehmad on üldiselt psühholoogis kõige rahulikumad lehmad peaaegu karjalased. Nagu naisedki. No, see on veel vaieldav asi. Kas nii või naa, aga siiski nad lehmad on vähemalt rahulikumad.
käib. Kui piimatoodangust rääkida, siis seda on tänavu päris omajagu tulnud, seda 15 kilo on praegu lehma kohta piima. Tohi on ilus, loodame ikka paremat ka saada. Pajusi iga aastane häda on seesama karjamaad, näeme praegu küll, et nad on hästi ilusad rohelised, aga siiski väärtus ei vasta selle lehmakarja potentsiaalile. Tänase seisuga on siis pajusimaadel ära külvatud 950 hektarit. Kütimäe lõpetas oma teraviljakülvi juba 2. mail ja nüüd on sinna Kirsimägi Rein ja Kiismeelis oma külvigrupiga jõudnud appi pajusimeestele, kui nad nüüd alustasid järgne külvi. Pajusis on külvata 53 hektarit järnest ja Kalanas on ka järnest. Ühesõnaga on jäänud meil külvata veel ligi 300 hektarit, sellest 80 hektarit järnest. Ja siin külvimeeste tahtmine oli nii, et saaks maha laupäevaks, siis saaks nagu 4 vaba päeva, aga kuidas õnnestub, eks aeg näitab. Rein on nüüd selle külvikuga teinud siin hea hulga tööd, et mis sa, Rein, ise arvad sellest külvikust? Kas sa järgmine aasta tahad temaga tööd teha või nagu sa ütled, et otsige uus mees peale? Külvikul pole viga midagi, külvik on päris hea, esialgu kipub lagunema natuke. Aga praegu ei ole hullu midagi. Vaatasin 200 hektarit ära külvatud ja eriti ei kurda. Nüüd järgmine aasta võin arvestada ka sinu abiga. Aga vaatame veel. Pajusjõndakond on jõudnud oma teraviljakülviga juba 400 hektari piirimaile, nii et neil on juba kisub 450 hektari poole. Ja vanimaid pajusi külvimehi on Kalju Antsmaa. Ütle, Kalju, mitmes külviaasta sul juba läheb? Sellega esimene. Juba esimene, aga kui nii üldist külvi võtad teiste külvikutega, et palju sa nendega oled saanud teha? 13 või 14, nii ta on. Aga täpselt ise ka. Ei ole lugenud, aga hulgem. Need ikka hulgim on. Vaatame, see aasta on 72. aastast. Hakkasin külima. Ja mis sa arvad sellest Jugo külvikust? Kas ta on vastuvõetav meie maade jaoks ja saaks temaga midagi paremat ka teha, kui see meie vene külvikuga tegema? Temal on niisugune asi, et maa jaoks ta vastuvõetav ei ole. Maa tuleb ikka paremaks teha. Aga vene külviku vastu mina teda enam ei vaheta. No selge. Seda ma tahtsin kuulda sinu käest. Sest meil on plaanis ikka need juurde muretseda ja tehagi tööd ainult nendega. Aga nagu siin näha juba, siin on ju kohe väetisega aparaat ei pea vastu, kambrid lagunevad. Meie põld tahab ikka paremat harimist saada, põllumees ikka ka põllus suhtes teistmoodi. Sellist kivikülvi nagu siin ei see Soome külvik ei ole arvestatud tegema. Selle külvatakse teraville ja muud kraami, aga kivide jaoks ta ei ole suugi mõeldud. Rein meil on. Ma tahaks tänada kõiki külvimehi ja kes olid külvimeestele abiks ja kõik, kes võtsid vaevaks täna õhtul kokku tulla külvilõppu peole. Suur tänu teile ja lähme kõik lauda, perenäst on juba laud kaetud. Ja pikad madid pannud täitsa jaoks. Mulle ikka pudelit. Kelle see siia pannud?
vaata lõi teisele vastu hambaid. ära Aivari kätte. Kuidas ametiühing ikka elab? Tänase 19. mai seisuga oleme siis koerast, nagu öelda, üle saanud. Enamik külvi on tehtud ja nad on veel sabast üle saadud. Kütime osakond lõpetas oma külvi aegsasti, Kirsimägi Rein läks appi külvama pajusimeestele ja järgmise lehekülje peal on juba pajusimehed. Nende külv on ka teravilja osas ühele poole saanud. Teravilja maas, Ernes on maas. Kalane osakond on kuidagi visalt see aasta läinud, aga ikkagi mehed tahavad vilja maha saada. Minu poolt nagu ei oska meeste kohta midagi halba öelda. Mehed on tublid olnud, võiks paremini. Ma ei oskanud, mis Jüri ütleb. Jüri on nagu ühistu peremees, ehk tema oskab paremini öelda. Minul jah, see 89. aasta kevadkülv oli natukene kergem teha, sest mehed võtsid asja tõsiselt ja tööd läksid suhteliselt rahulikult. Sellele aitas ka kaasa ilmastik. Praktiliselt sademeid ei tulnud. Nagu esimest korda põllule läksime, nii ka viimast korda tolmupilvedes lõpetasime. Teravilja oli külvata kuskil 550 hektari ringis ja külv sai tehtud kõik Valga Juku külvikutega. Esimesed orased on juba saanud ka mürkkemikaaliga ära töödeldud umbrohu vastu ja paistab oraste seis minu elu jooksul kõige ilusam, mis minu silmad on näinud. Nüüd jääb ainult loota, et see Jumalake annaks meile ka niiskust ülevalt alla. Alates 19. maist kuni tänaseni on Pajusi maid õnnistanud ka esimene äike. See oli möödunud laupäeval, kui tema käis üle põldude ja sellest oli ka märgatav kasu. Erakordselt vara on loonud rukkis ja peale seda vihma on rukki sirgumine olnud vaata oma 30 sentimeetrit. Ja täna lubab ilmajaam ka meile kergelt vihmavõimalust, oleks hea, maa januneb kõvasti vee järgi. Kolhoosi tööd on jõudnud nüüd nii kaugele, et sööda varumisest käib meil rohujahu valmistamine ja lootus on ka nädala lõpupoole hakata niitma siloks. Kevad on erakorraline mitmed mõttes, nii varast ja nii pikaldast kevad, et ilmselt paljud nooremad mehed ei mäletagi. Nüüd on mai lõpp ja alanud on söödavarumisperiood. Meil on traditsiooniks saanud söödavarumist alustada rohujahu tegemisega, mis praeguseks momendiks on jõudnud viimasesse kolmandikku. Pajandi plaan on 300 tonni, sellest täna õhtuks saab tehtud 200. Aga nii keerulist ja nii mitmete probleemidega kui see aasta pole ilmselt ka rohujahu tegemisel kunagi kokku tulnud puutuda. Võib-olla siin mehed räägivad ise, millised nagu põhilised probleemid on. Üks on muidugi see tehnika küsimus ja teine ka
aga muidugi taimede areng ja kasv. Kevad on olnud küllalt pikk ja jahe, seetõttu on taimete generatiivne kasv nagu ületanud vegetatiivse massi on suhteliselt vähe ja praeguseks oleme jõudnud olukorrani, kus ligi 80 hektarit pinda on maas ja 2/3 rohujaost tehtud. Võib-olla nii selgitus nii palju, et tavaliselt on läinud 300 tonni rohujao tootmisest kuskil hektarit 75. Et 1/3 võrra massi ilmselt vähem. Võib-olla mehed mõne sõnaga siin ütlevad, millised nagu teravad probleemid on sel aastal olnud. Probleemiga on niimoodi, et näiteks möödunud aastaga võrreldes selleks ajaks meil oli ammu tehtud. Mass oli parem. Sinna oli midagi teha. Aga möödunud aasta on veel seaaeg ei olnud alustatud. Tänavu aasta juba umbes enam-vähem seaaeg lõpetame. Alustasime 2. ja lõpetasime 18. juuni. Tänavu aasta on mai. Peale teist lõpetame umbes ka enam-vähem, kui niimoodi edasi läheb. Kas need lõppu haiged nemad võtkuvad siia kändudega kokku ja vaja ei olegi rohkem. No ma tean, et ei noh. Aga no meil on valmis. Kui mõne aasta pärast tuleb, siis meil tuleb panist alla. Euroga pärast. Mõtta karjääri. Meie oleme praegu siin siis Kalana ligidal äsja avatud paekarjääris. Töö meil on juba mõned kuud siin paekarjääris käinud. Ja meil nüüd metsamehed siis 4-5 praegu laiendavad seda platsi veel, sest tahtmine oli siin juurde veel teine sama võimsus panna. Ja nüüd me siis mõned päevad veel teeme, et see plats siis kätte saada. Ja siis ühesõnaga on nagu metsameeste töö selleks suveks meil siin tehtud. Lähme jälle teistele töödele üle, tuuri hooldamistele ja noorendike raiele. Eks me siis sügisel tuleme uuesti tagasi ja kui me siin aasta lõpuks oma töö ära lõpetame, siis peaks meil olema sellel aastal siin paekarjääri alla antud üle 6 hektari. Nii et eile olime siin karjääri ülemaga koos Lässiga ja tema ütles, et siis peaks jätkuma talle päris mitmeks aastaks seda pinda siin ja territooriumi, et seda paekillustikku siin teha. See purustussõlm, mida me siin näeme, me ehitasime möödunud aastal. Möödunud aasta maikuus oli veel paljas plats ja esimese toodangu me saime siis detsembrikuus. Praegu võib ütelda juba, nii toodang tuleb ja välja veetakse ning peab ütlema, et esialgsed tulemused ei ole just halvad. Muidugi on veel palju vaja teha selleks, et saaks korralikud ekskavaatorid, korralikud laadimisseadmed, siis töökindlus oleks kindlasti palju suurem. No seadme võimsus on 200 000 kuupmeetrit aastas, see on muidugi 3 vahetuse tööjõu puhul. Me oleme saavutanud kuskil 6-7 000 kuupmeetrit killustikku. Mis puutub edasisse asja, siis oleks vaja muidugi, et me monteeriksime veel järgmise seadme, kus saaks purustada graniitkivi ja hakata tegema graniitkillustikku. No siin selleks
võetakse praegu metsa maha ja me siis selle maha võetud metsa kohal valmistame ette tootmisplatsi ja proovime siis, kui saame seadmed, edaspidi selle asja evitada. Vesi paes või kuidas? No see on nagu tahad terita nuga pea, see on üks valge. Läigib päikse. Jah, ja see võtab puuritera ära. Kõige tumedamat ma ei läinud, vaata üks kiht on veel tumedam kui see siuke. Ja nii kui nüüd teras ja peale läheb, on kõik nagu viili panna. Me kütime silohoidlate juures, kus käib praegu nende aukude nii-öelda rekonstrueerimine. Põhiline töö on pinnavete ärajuhtimine. Ja selle töö üks mahukamaid asju on selle pinnase planeerimine siin ja väga suur abi on meie sama oma killustikust, mis kõige jämedam fraktsioon on alla planeerimiseks ja peale paneme kõige peenema fraktsiooni, millega me oleme ka mõned teed teinud. See jääb niivõrd kõva ja hea, ta asendab praktiliselt asfalt. Nüüd oleme siis Pajusis Mägilauda tee peal, mis on üks esimese teid, mille me katsime killustiku kõige peenema fraktsiooniga. Kui ma ütlesin, ta on küllalt vastupidav ja hea materjal, jääb küllalt kõva ja tundub, et sellega võib katta platse ja teid, nii et asjal on perspektiivi. Senised tulemused igal juhul on üllatavalt head. Tänase ringsõidu eesmärgiks on vaadata, kuidas on inimesed hoolitsenud oma elamute ja tootmishoonete heakorra eest. Alustame oma ringsõitu siit Kalanast, sest see maja, kus majavanemaks on Ülo Konsen, on jätnud eriti sügava mulje. Inimesed teevad päev kõrvalt oma töö kõrvalt veel maja juures tööd ja on selle pika töö tulemusena oma maja ümbruse viinud sellisesse seisundisse, et mitte kellelegi ei ole seda häbi näidata. Mis aastal see Sireleki toomine oli, kes ei mäleta, sina mäletadki just? 5-6 aastat, mitte rohkem. Jah, 6 aastat küll, sest me olime siis veel siin Kalanas Külanangus 5-6 eks. 5-6 aastat. Jah, 5-6 aastat. Aga see kivitääristus, see on natuke raske tegemine? Ei ole raske. See on ka üks 7-8 aastat, sellepärast et Mall ja Leida ja kes need siin teda tegema hakkasid alguses ja Mall on ka siin kuskil selle puuda aastaid juba. Aga on juurde pannud muidugi kivesid ja seda hästi vähe suuremaks. Igal juhul väga väärt pilt on see. Oleme nurgal kartulihoidla juures ja siin on näha, kuidas meie töökultuur on igatepidi alla käinud. Kõik üleliigne jäetakse sinna, kus ta parasjagu on. Kõik kaablirullid, kõik vanaraud, külgpaneelid. See on iseenesest hullu maja ja kellegi asi ei ole neid siit ära koristada. Jõudsime Innussaare farmi juurde ja siin on näha inimeste hoolitsevat kätt. Ülo, kas
kõik see, mis siin tehtud on selle laudarahva enda tehtud või on siin ka kõrvalt abi võetud? Eks siin ole kõrvalt abi kasutud, aga suurem osa sellest tööst, mida me siin praegugi näeme, see on ju ainult selle Varmi kollektiivi töö. Kollektiiv on iseendast küllalt väike, võib-olla siin ainult 5-6 alalist inimest eesotsas Varmi energilise juhi või vanemtalitajaga, Milvi Lindbergiga, Vello Varjus, Endla Mälton, Riina Kiritsenko koos oma abikaasaga ja nende töö tema siin praegu selline on, nagu me teda näeme. Ja Innussaare kiituseks muidugi peab ütlema seda, et see ei ole mitte üheks konkreetseks päevaks tehtud, vaid tema on aasta läbi sellises korras, et siia võib iga kellaaeg tulla vaatama ja ei ole vaja silmi maha lüüa, et midagi on hästi hullusti korras tehtud. Ega seda tänast meie ringkäiku ju tegelikult välja reklaaminud keegi, nii et täiesti juhuslikult me täna siia sattusime, täiesti juhuslikult me leidsime ka täna siin korras. Täpselt nii. Et möödunud aasta oli ka Innussaari, oli farmidest kõige parem ja kõige hooldatud. Möödunud aasta olid need kõige paremad ja ega suure tõenäosusega nad on ka sellel aastal kõige paremad. Ja kui on juba ühel kollektiivil selline suhtumine, et mitte ainult teha tööd hästi, vaid et see töö paik oleks korras, töökoha ümbrus oleks korras, siis ei ole ju mingit põhjust karta, et see ka kunagi halvemaks muutub. Rutikvere töökoda on nüüd siis uuesti ellu äratatud pärast pikka vaheaega. Mehed on seest jõudnud enam-vähem korda teha oma tööruumid, aga väline külg jätab veel tugevalt soovida. Üks asi on niitmine ja teine asi on muidugi see vana raud ja see kola, mis siin kõik laiali on. Probleem on siin ilmselt kahepoolne. Mehed võiks teda koristada, aga koht, kuhu seda panna, see on ülemajandi ja kõige eredamalt on ta näha nüüd siin Küttimäe töökaju. Muidu lammuks õnnapuu ja marjapõldud ümber. Millega siis ei maa kalli. Julius, sul on ilus aed siin. Palju sul läheb ka nädalas päevi selle majapidamise korras hoidmiseks? Kas päris iga päev kohe? Ei ole iga päev. Päris iga päev jälle? Nagu aega saab ja nagu väga hulluks hakkab minema asi, siis hakkab midagi tegema, muidu ei saa. Ma arvan, et sul siin ei annagi midagi hulluks minna, sest siin tundub, et on niisugust peremehe kätt. Kevadel võililga, et võite sellega iga päev võtta päid maha ja teine hoovik on sama pall tagasi. See on nagu draakon, saab mitmepäev korraga, eks ole. Täpselt nii. Aga no, nii, ega nädalas ikka 2-3 päeva tuleb ikka siin tegutseda, eks ole. Nüüd ka just lõikade tekki siin, et... No jah, Eestiga muidugi läheb, jah, rohkem, aga muidu jah. Võtab moment ja ühe asja pärast teise ja ka neid kindlad aega saagi nagu arvestada. No jah, kui hakata seda muhu niitma, siis läheb päev kõvasti. No jah, katsu kõndida need kilomeetrid maha, eks ole. Ja vaatad seda paela katki ei saa ja... Aga kas on, ütleme, nii, aiatöö päris väsitav ka või ei ole? Ei ole. Omale teedega siis ei ole. Ma ei teada, kui teisel teha võib-olla siis. Aga omal on paras vaheldus, eks ole? Siis on jah, aga siis ei ole midagi. Aga siis teed, kui tahtmist oli aega on ja nii ta on. Aga siukest tunnet ei tule vahepeal peale, et lööks kõigile käega, et teda jõud üle ei käi? Ei, seni küll ei ole veel. See on jah, sest mõned siuksed nooremad pered tundub, et nendel nagu ei ole veel seda tahtmist tulnudki, et oma majapidamist aedasid korras hoida. No jah, see muidugi see peab olema ikka jah. See on vaata tööharjumus ikka? Jah, no jah. Ega seal peab olema ikka tahtmist natuke teha ka. Selge. Ja see oli ka nõgese vastu viha on, ega siis teda sinna keskpaika jätta, vaja seina jätta kasvama ka. Siis pead ikka vaatama, millal ta püüad tõsta seda. Vaadata jälle tegema.